tere, oleme Peetriga tulnud siia Hobujaama peatusesse Foorum Keskuse ette selleks, et minna Foorum Doonori keskusesse ja anda verd. Nimelt seoses sellega, et taas avatakse plaaniline ravi, on doonorite verd taaskord rohkem vaja. Nii et läheme teeme oma tänase päeva hea töökoospetsiga siinsamas Foorum Keskuse Doonori keskuses. Tee seda sinagi. Nii oleme siin Doonori Foorumis sees, 4. korrusel on see liftiga peab tulema, siin on kirjas. Seal tagapool on suks, kus me kohe sisse läheme ja hakkame ennast registreerima ja anname oma tervise andmed ning arst vaatab nüüd üle, kas me oleme vereandmiseks kõrgulikud või mitte. Kui oled tulnud doonorikeskuse sisse, siis peab sul kaasas isikut tõetav dokument, mille esitad inimesed, kes siin töötab, tema registreerib teid ja saadab siis arvutada, kus sisestada oma isiku andmed ja tervise andmed. Siis peale seda siitad arsti juurde, kes vaatab sind üle ning annab sulle loa verd anda või ütleb, et meil ei tohi anda. Ja kui oled arstiga ära käinud ja terviseandmed andnud ära ja oled saanud loa minna verd andma, siis võid seda järjekorras oodates ka tasuta kohvi, teed, kakaod ja ka küpsiseid, mis on ka üks mõnus osa doonoriks olemisest. Ja nii käib siis vereandmise enda protsess. Kui vereloovutus on tehtud, pannakse sulle käe ümber selline side ja siis võid veel natuke aega verekeskuses istuda, juua mahkena, süüa küpsist ja siin ootab pärast üllatuseks ka väikene kingitus. Ma ei tea, you can shoot it gifts also in the stuff made. Siit riiulist saad väikese meeli endale kaasa. Ja kui oled esmakordne doonor, siis Peter got the diploma also. Yes, very nice. Kui sina tuled esimest korda, saad samuti diploma. Ja olemegi tagasi siin Foorum Keskuse foajees all. Veri on antud, heategu on tehtud. Kogu see protseduur võttis aega kuskil, erinevalt võib võtta aega 45 minutit kuni tund aega, aga selle 45 kuni tunni aega võid sa kellelegi kinkida 30-40 uut eluaastat, mida tal muidu ei oleks tulnud. Nii et soovitan sinulgi verd andma minna. So Peter, how was your first experience to donate blood in Estonia? Well, it was really a nice experience, but it was a little bit different than to the Austrian donations, so I really enjoyed it. Nii et siis jällegi, võtta see 45 minutit kui tund aega, vereloovutus ise võtab aega kuskil. Tegelik protsess, kus sa oled nagu nõelaga ühendatud siis verekotikesega, võtab aega kuskil 5 kuni maksimum 10 minutit ja kogu protseduur registreerimisega pärast puhkusega 45 minutit kuni tundi, mis võib kinkida kellelegi 10 ja 10 eluaastaid. Tšau, anna verd! Ciao!